Tere! Etris on poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni Kristofovitš arutame päeva kallisemaid asju Eesti sündmustest. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Ja mul on selline ettepanek, et täna teeme kokkuvõtteid, kuidas meil see aasta möödus. Ja minu esimene küsimus ja õnnitlus sind valiti sel nädalal Põhja-Tallinna linnaosa kogu esimeheks. Räägi palun paari sõnaga, kuidas see juhtus ja miks üldse see loom on linnaosa kogu Tallinnas? Aitäh kõigepealt, jah, see oli üllatus ka mulle, sest mind valiti seal, mul oli ainult üks hääl, siis rohkem kui siis minu vastaskandidaadil ja see ei ole linnaosa kogu jaoks tavaline selline asi, et nii tihe rebimine, eks ole, sellele kohale. Varem sellist rebimist tõepoolest ei mäleta. Tavaliselt on kuidagi nagu üks kandidaat olnud siiamaani. Okei, ma olin ainult ühes koosseisus ja eelmises ja seal sai toona siis Keskerakonna kandidaat, siis kui oli Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon Tallinna linnas ja pärast, kui koalitsioon muutus, keegi ei viitsinud väga seal mingeid muutusi teha. Linnaosa kogu see on väga selline sõbralik seltskond tavaliselt ja kõik töötame koos sellepärast, et see kogu ei otsusta iseenesest midagi, et ta ei saa midagi blokeerida, ta ei saa siis midagi mitte toetades siis panna kuidagi nagu asjad seisma isegi. Aga siis arvamust küsitakse ja siis kui on arvamus sisuline, kui kas või kriitika on ka argumenteeritud, et siis seda tavaliselt võetakse kuulda sellepärast, et siis otsused on pädevamad ja seal ei ole nagu mõtet väga konkureerida omavahel, et pigem on koostöö, mis viib sihile. Et ma väga loodan tõesti, et me saame seda joont hoida sellepärast, et hääletamine oli salajane, aga mulle tundub, et ma olen saanud päris palju lisahääli ka siis nendest erakondadest, kellega me oleme siis selles mõttes nagu suured konkurendid, et Keskerakonnalt ja erakonnast Isamaa. Sellest tuli välja isegi uudis ja ma lugesin, et sotsiaaldemokraadid olid hästi nördinud ja solvunud ja nemad võtsid tõepoolest väga dramaatiliselt, aga jälle nii palju, kui mina tean kogu sellest asjast, kuna ma olen Tallinna juhatuse liigi Reformierakonnas, et tegelikult oli püütud leida siis kokkuleppeid erakondade vahel, ma mõtlen opositsioonide erakondade vahel, aga kahjuks ei olnud arvestatud oluliste meie jaoks ettepanekutega ja ühtki kokkulepet, mis puudutab linnaosa kogude juhtimist ei sündinud. Ja sisuliselt see tähendab seda, et linnaosa kogu liikmed saavad ise juba otsustada, kuidas nad soovivad juhtida sellist väikset esinduslikku foorumit, nimetame seda nii. Ja mind tõepoolest ka pani imestama, miks nii dramaatiliselt kogu see asi oli vastu võetud sotsiaaldemokraatide poolt, sellepärast ma olen täiesti veendunud, et see, et oled valitud linnaosa kogu juhiks, absoluutselt ei tähenda seda, et me hakkame kohe toetama kõiki Keskerakonna ja Isamaa algatusi.
Ei, päris kindlasti ei tähenda ja mis me siin saame parata, eks ole, et tavaliselt seda opositsiooni linnas ikkagi juhib see jõud, kellel on kõige rohkem mandaat linnavolikogus, et eelmises koosseisus see oli Reformierakond, selles koosseisus on Sotsiaaldemokraatlik erakond ja neil asub vastutus selle eest, et see koostöö oleks sujuv ja siis, et kui nemad ei suuda neid kokkuleppeid siis saavutada, siis see on nende valik ja ka nende vastutus. Et juhul, kui on teised eesmärgid, et kui nad tõesti tahavad, et kogu opositsioon linnas oleks nagu üks löögirusikas, siis peaks kindlasti neid läbirääkimisi pidama natuke teistmoodi ilmselt. Aga mis puudutab linnaosakogusid, siis mina olen seisukohal, et me saame ka ise seal hakkama, et see ei ole nagu see koht, mis esiteks kuidagi nagu selles võitluses aitab kaasa. Et siis kui lihtsalt olla seal, ma ei tea, poolt või vastu ainult selleks, et siis näidata mingi poosi, et siis inimesed väga kiiresti kaotavad igasugust huvi selles koostöökogus osaleda. Et minu see vastaskandidaat, kes soovis väga linnaosakogu tööd seekord juhtida, oli ka eelmine kord sinna valitud, ta oli ainult esimesel koosolekul. Et ja pärast siis oli tema asendusliige seal, et ilmselt see tegevus oli väga igav. Et mina vastupidi, et mina isegi naudin seda, sellepärast, et seal ei ole nagu sellist poliitilist rivaalitsemist nii palju ja siis seal me saame... arutate sisulisi asju. Ja, et mis puudutavad meie kodulinnaosa, et seal naabrid koos, eks ole, see on korteriühistuga, kus keegi ei kakle, et siuke sõbralik korteriühistu. Ma arvan, et tegelikult me peame alati hoidma meeles, et hetkel Reformierakond on Tallinnas opositsioonis, aga see tähendab eeskätt seda, et me peame pakkuma sisulist kriitikat, et lihtsalt kui meile midagi ei meeldi, kui millegagi me nõus ei ole, sellest on vaja avalikult alati rääkida ja juhtida inimeste tähelepanu sellele, mis meie meelest tehakse valesti. Aga samas, kui me näeme, et näiteks mõni hea ja õige otsus, sellepärast minu jaoks on tegelikult huvitav, kuidas meie fraktsioon hääletab, kui laual on küsimus lasteaia kohatasu kaotamisest, et ma arvan, et meil ei ole, ütleme siis, põhjust hääletada vastu, sellepärast alati me seisime selle eest. Linnavolinikud on loomulikult vabad, eks ole, oma valikutes, et mina kindlasti hääletaksin poolt näiteks, sest mina olen tulihingeline nagu selle idee pooldaja. Aga siis ma praeguses fraktsioonis on arvamust ka seinast seina, nad siis opositsioonist nagu see ei sõltu, et siis nemad võivad näidata oma meelsust, kuidas igaüks soovib. Mis puudutab linnaosakogusid nagu veel kord, et minu eesmärk on Põhja-Tallinnas näiteks, et korraldada seda tööd kuidagi nii, et kõik 21 liiget, kes seal on, et oleksid võrdselt kaasatud, ükskõik millisest erakonnast nad ka valitud, sinna ei ole. Et ja panustaksid muidugi ja siis meil tekiks nagu selline koostöövaim, kus meie vahetame infot ja arutame meile kõigile olulisemaid asju. Aga ütleme palun, näiteks kui linnaelanikul, Põhja-Tallinna elanikul sünnib üks mõte, mida ta tahab realiseerida, kas ta saab edastada sellest mõtet just linnaosa kokku, et seda seal arutatakse ja sealt juba edasi läheks Tallinna linnavolikokku, et kuidas need otsused sünnivad?
Jah, kindlasti, et linnaosakogu istungid on esiteks avalikud, et igaüks saab pöörduda nii siis linnaosakogu poole, siis kirjutades mulle, sest mina olen see kontaktisik nüüd ja võib pöörduda ka linnaosavalitsuse poole sellega ja hea meelega kutsume ka inimesi meile siis rääkima oma endale olulistest asjadest ja siis arutame seda koos, et me saame neid päevakordi seal väga paindlikult koostada ja loomulikult meil on ainult hea meel, kui siis linnaosa elanikud on samuti aktiivsed, et eelmises koosseisus meil on selliseid arutelusid olnud, et tavaliselt on Kalamaja elanikud on kõige aktiivsemad, kes käivad, pakuvad asju ja siis soovivad seda laiemat arutelu. See on väga tore, sellepärast ma mäletan, kui ma olin Lasnamäe linnaosa vanem, siis meie inimesed olid ka väga, väga aktiivsed. Ja me seda ei olnud. Jah. Nii, mida arutaks veel? Äkki sina tahad minu käest midagi küsida? Kuidas sul sel aastal siis, mida põnevat on juhtunud? Midagi põnevat on ka juhtunud, et minu jaoks näiteks oli väga olulist 2 asja. Esiteks, et mind valiti Reformierakonna Tallinna juhatuse. Ma ütlen ausalt, et minu jaoks oli see väga suur tunnustus, sellepärast erakonnas ma olen veidike üle kui 2 aastat ja see tähendab, et sinu arvamusega arvestatakse, sinu hääl on kuulda ja oluline. See esimene asi minu jaoks oli väga oluline ja eelmisel nädalal ma olen loonud telefonipettuste ennetamise toetusrühma Riigikogus ja rääkisime sellest meie eelmises podcastis ja ma saan sind ka õnnitleda. Sellel oli päris suur vaadatavus YouTube'is, mis näitab seda, et inimestele see teema läheb korda ja see on väga oluline ja alles, ma ei tea, 10-15 minutit tagasi, kui podcasti alustasime, mina lugesin, et 1500 inimest andsid ligipääsu petturitele eesti.ee keskkonda. See tähendab, et andsid oma PIN ja nad ütlesid, andsid PIN 1 ja sisuliselt need pätid omavad kogu info inimeste kohta. Ja see on tegelikult väga kurb, aga sel nädalal õiguskomisjonis meil oli arutelu Siseministeeriumi prioriteedidest ja oli juttu muuhulgas sellest, et võitlus telefonipetturitega on tõepoolest üheks väga oluliseks prioriteediks ja nad edastavad info sellistest juhtumitest meediale päris tihti, sellepärast me kohtame neid artikleid, neid uudiseid, pead iga päev. Aga mis teeb kogu see asja keerulisemaks, tegemist on siis rahvusvahelise probleemiga ja näiteks nendes kõnekeskustesse kutsutakse inimesi üle Euroopast, et see ei ole puhtalt Eesti või Läti probleem, et tegelikult asi on selles, et juba kogu maailm on hõivatud ja haavatud ja ütleme siis suure riski all, et ühesõnaga, et jätkame kindlasti selle teemaga ja võib-olla kui inimeste informeeritus kasvab, et nad enam jaga nii julgelt oma PIN 1 või isegi PIN 2. Ja ma olen sinuga täiesti nõus ja ma arvan, et see töö, mida teie komisjon teeb, on väga oluline ka poliitilisel tasandil, sellepärast, et see teema vajab kindlasti ka siis seadusandluse paindlikumaks muutumist selleks, et korrakaitseorganid saaksid tõusamalt seda nii ennetustööd teha siis, kui ka võtta vastutusele neid rahvusvahelisi kurjategijaid, et need võrgustikud on tõepoolest esiteks väga konspireeritud, teiseks on nad
siis nende tegevus on niimoodi siis korraldatud, et tavaliselt nemad ei asu ühes riigis, et ta on üks võrgustik, mis on kõikides riikides, et see inimene, kes võtab vastu või siis ise teeb neid kõnesid, siis asub ühes riigis, siis inimesed, kes võtavad nagu vastu raha, siis nemad on selle ohvri koduriigis, tavaliselt, et kus seda sularaha välja võetakse, see on hoopis kolmas riik, et jällegi, et oleks võimalik siis seda kõike nagu teha siis kiiresti ja võimalikult konspireeritult. Ja ma arvan ka, et seadusandluse tasemel võib-olla tasub mõelda selle peale, et karmistada karistusi selle eest, sellepärast ma kuulsin, et Lätis need petturid said 10 aastat vangistust ja ma arvan, et tegelikult see on väga hea lahendus. Ja et mitte lõpetada nii pessimistlikul noodil, ma esitan sulle viimase küsimuse, mis on sinu jaoks kõige positiivsem uudis või sündmus, mis juhtus sel aastal, et see, et sind määrati linnaosakogu esimeheks, on kindlasti üks peamine uudis, aga mis oleks teine? Ei, jah, see määramiseks, et ma mõtlen, sel aastal tegelikult juhtus nii palju positiivseid asju iseenesest, et mul kohe nagu pähe ei tule, et nagu mis oleks nagu see kõige positiivsem. Et see, et Eesti Vabariik on nagu endiselt kaitstud, see, et maksed ka langevad, et need on kindlasti väga positiivsed asjad. Sa mõtled tulumaksureformi, et järgmises aastast saame rohkem raha kätte. Ja see, et me loobusime näiteks plaanist siis tõsta tulumaksu, sellepärast, et maksulaekumised olid paremad, kui me võib-olla esialgu lootsime ja selles pidevalt muutuvas julgeoleku situatsioonis, jah, loomulikult, et esialgu oli vaja teha seda pessimistlikku prognoosi ja kui pärast selgus, et meil on võimalik sellest loobuda, siis selline vastav otsus oli tehtud, ma arvan, et see on meie ettevõtluskeskkonnale ja igaühele meist loomulikult, see jutt käib ikkagi nagu üksikisiku tulumaksust eelkõige. Siis see on oluline uudis. Et mina arvan, et selline tasapisi paranev selline majanduslik olukord on kindlasti selle aasta üks positiivsemaid trende. Et hoiame pöialt, et ka järgmisel aastal see trend jätkuks. Hoiame pööld ja ma olen sinuga päri, et tegelikult Eestis läheb kõik hästi. Ja soovime edu meile. Soovin sulle head saabuvad uut aastat, häid jõule ja kohtume juba järgmisel aastal. Sulle ka, Maria, ja head vaatajad teile ka siis meie poolt.